Markus saadab palli pikalt ette. Vaher hästi võitis esimese peapalli ja vaatan Flora koosseisu, siin on kohe väike üllatus ka näha. Ilja Antonov vasakus kaitses, aga vaatame Usta, murrab siin kasti. Ja kohe sai siit peaga löögile. Näed ära, kuidas vastased päriselt peale tulevad. Aga Flora tuleb uuesti hästi, Kali Mullin. Ja uuesti sai Remo Valdmets väga ohtlikult löögile, aga Lagus nägi seda palli ja lõi selle ülitähtsa võiduvärava Levadia vastu, mis oli no tõesti tipptasemel sooritus, aga siin Õunapuu on läbi ja Kivila võtab maha. Oi, siin on pahandus. Siin nüüd tõesti Õunapuu oli võib-olla määratakse, on ta siis penalti või on ta punane, et see pigem nii läheb. Nii on Kivila võimaluse täna ennast siin põhikoosseisus uuesti näidata, saab varakult läbi 10 minutiga. Flora jääb vähemuste platsile, Evert Grünwald. No hästi keerutab. Jälle tuli. Ja tuligi. Ja pall on võrgus, Nõmme United läheb seda mängu juhtima. Väga suur segadus, tundub, et esialgu tundus, et Flora seal kaitse pani omale keegi peaga väravasse. Tähistatakse paltsiga kõige rohkem, aga ta ka niimoodi ei tähista, nagu oleks ise selle palli sinna võrku pannud, nii et Sakarja suurepärane nurgalöök lõpeb Flora võrgus ja kas tõesti seal keskkaitsed või keegi muu ise pani peaga selle palli sinna ristnurka. Aga veelgi üks pööre siia mängu. Ja tõesti, seal on Pihela paltsi selja tagant õlaga, lööb selle palli endale väga õnnetult seal peaga lausa. Lõi peaga palli omale ristnurka ja Flora ülesanne läks veel raskemaks. Ja Grünwald justkui ka jäi nagu väga nõutult seal seisma, ei osanud oodatagi, et sealt see võiks tulla, aga nüüd jälle ohtlik olukord siin. Jälle tuleb hea löök. Siin vist. Jälle hea ja jälle! Ja seekord Morishige vist oli see. Morishige kerkis seal tagapostis väga kõrgele. Ei saanud Grünwald sealt üldse liikuma. Kamandab ja möliseb siin kaitsetega, aga Flora ei saa täna Sakarja Beglarešvili nurgalöökidega hakkama. Esimesel poolel Nõmme United 2 väravat nurgalöökidest FC Florale suudavad lüüa. Ja siin kerkis oi kui kõrgele Morishige tagapostis ja Sakarjale juba 2 väravasöötu siin A. Le Coq Arena tagasi tuleku mängus. On mees väga hästi riputas sinna taha posti ja jäid selle Flora kaitsede kordusest vaadata. Ei saa siin Grünwald minema, oli seal Antonov tal lihtsalt küljes. Ja oma mees ette ka natuke, jah. Ja füüsilise võimsusega lihtsalt Morishige. Kerkis seal Antonovi abil üles ja pani peaga selle palli kindlalt võrku. Unitedil, et siuke hooletu sööt selle koha peal. Ja Flora, oi, milline apsakas! Õnneks jõudis seal nüüd Kolobov vahele. Kolobov päästis praegu, Grünwald pani lihtsalt pallist mööda. Mängib seina ja läheb korraks siin läbi. Nii, kas on kastis? On jõudnud sinna ja on sees. Ja on sees ja muidugi Toni Varjund. Tasus tuua see noor andekas mees platsile. Üks peatreeneri vahetustest juba tasus ära siin korraks siin. Oli Järvelaid väsin, mängisid seinaga kavalalt allikuga kokku, murdis kasti. Ja hea pehme sööt täpselt sinna 5 kasti peale ja Varjundilt väga mõõdetult see pall sinna alla küljevõrku. Poolajal saab Flora selle esimese värava kätte. Ja hoolimata vähemusest ollakse siin mängus sees. Ja kui täpselt see sealt posti kõrvalt sisse läks, et selles mõttes Varjund ilusti jälgis ka selle palli minekut. Varjundil siis 3. värav sellel hooajal. Ei hakanud Usta seal ka midagi vahele panema. Proovivad United mehed kõrgelt pressida, aga Flora mehed mõne sööduga tulevad läbi ja nüüd on siin ruumi. Usta on 1-1. Söödu andis Toni Varjund, aga seal jõudis Lagos vahele. Võikud siin Kolobov ja Antonov mängivad kokku, nüüd saab Varjund kasti peal palli ja Alamaal nüüd on ruumi kasti murda. Ja väga napilt lendab üle. Alamaalt tuleb selline. Jäänud midagi päästa. Ja siit tuleb
kohtunik Frischeri lõpu üle. Me oleme ajaloolist tulemust näinud siin A Le Coq Arena'l. Ma mängu alguses ütlesin, täna on võimalus. Kostja, miks täna nii läks? Võib-olla kõigepealt räägime sellest, et kas sa hoidsid pärast pikka reisi ja rasket euromängu mängijaid ja tahtsid nagu vahetusmeestega eelkõige selle tulemuse kätte saada? Ei, meil on nimekirjas 25 mängijad, nad on kõik Flora mängijad ja kui nad peavad valmis olema igal hetkel väljakule minema. Samas siiski esimesel poole ajal kuidagi see mäng ei sujunud, eks muidugi oma lõivu tuli maksta ka selle punase kaardiga eemaldamise tõttu vähemusse jäämisest. Kus sa kõige suuremaid kitsaskohti nägid? Nad saavad sellest teada kindlasti riietusruumis, jah. Aga jah, õnnitlused Nõmme Unitedile. Nüüd on ikkagi 10 punkti Levadiaga see vahe jäänud ja samas euromängud veel ees. Kui murelik sa oled? Ei ole üldse, et selles suhtes me kaotasime mängu, mida me ei pidanud kaotama, aga asjad käivadki jalgpallis niimoodi. Me peame keskenduma nüüd järgmisele mängule ja siis minna edasi. Olgu, Kostja, aitäh. Nõmme Unitedilt ajalooline võit Flora üle. No, ma näen su näost, et see tuli raskelt, aga tuli teenitult. Jah, ma arvan, tuli küll teenitud, et punased kaardid tuleb ka ju välja teenida ja tõesti jah, teine pooleg me poolel arutasime ka, me teadsime, et Flora paneb palju jõude sinna ette ja võib-olla paralleele tuua Argentiina-Inglismaa mänguga, et kui olime kohati nagu Inglismaa, täiesti vajusime ära. Aga pärast seda joogipausi tulid Krasnov ja Vain tulid veel sinna sisse, kes suutsid ülavalt seda pressi neile panna sinna peale, mis lõpuks selle võidu ikkagi koju tõi ja Flora enam nii teravalt rünnakule ei jõudnud. Ja me saime seda ka kommentaatori puldis arutada, et kas on sellist Inglismaa hõngu, et nii sügavale vajutakse ära, aga küllap olite te sellest ka õppinud, et mitte ikkagi liiga ära vajuda, sest neid vasturünnakuid tuli. No tegelikult me teadsime, et neil ei ole messid, et siis ju lõpuni nii ohtlik ei ole, eks. Ei, tegelikult kvaliteeti neil oli et jah, oli raske see algus, aga ma arvan, viimased 10 minutit ikkagi suutsime oma mängu üles leida. Treenerid tegid olulised muudatused seal ja tõesti super. Tuli väga raskelt ja valitseva meistri vastu tulebki raskelt, midagi kergelt ei saa, et mehed tõmbasid ennast tühjaks ja tõesti suurepärane tulemus. Olgu, aitäh, Andre!